Täna mul oli klient ja ma tahan teiega jagada neid järeldusi, mis mina tegin endale sessioonist. Sest iga kord, kui mul on klient, ma saan mingeid kinnitusi ülevalt selle kohta, kuidas see elu käib. Ja väga tihti tuletatakse meelde, kuidas peab elama oma elu siis läbi nende klientide. Ja ma tahaksin teha järeldusi, mis ma tegin sellest sessioonist. Ja muidugi see kõik on anonüümne, absoluutselt konfidentsiaalne, aga järeldusi ma ju ikka võin teiega jagada. Järeldused on järgmised. Kui sa elad terve elu automaatpiloodil, automaatrežiimil, kui sa lihtsalt elad ja teed mingeid asju, käid tööl, teenid raha, lood perekonda, siis väga tihti sa teed seda, sest sa pead seda tegema, mitte sellepärast, et sa päriselt tahad seda teha või et see toob sinu ellu rõõmu. Ehk siis sa lihtsalt teed seda, sest sa pead seda tegema. Ja selline tegevus ei ole õige. Kuigi sõna õige või vale ei ole õige. Et ei ole õiged ega valed, on lihtsalt erinevad viisid, kuidas me jõuame mingite asjade, järelduste ja õppetundide juurde. Ja siinkohal oligi antud õppetund, et ühel hetkel oma elus sa mõistad, et autopiloot, autorežiimil elamine nagu robot ei too sinu ellu mitte midagi head, vaid hoopis hävitab seda. See hävitab sinu tervist, see hävitab sinu äri ja see hävitab sinu suhet, see hävitab sind ennast. Ja midagi peab muutma, aga sa ei tea, mida muuta, kuna sa oled terve elu harjunud elama justkui automaatpiloodil või automaatrežiimil ja tegema lihtsalt mingeid asju, mida sa pead tegema. Ja milline lahendus on siin? Lahendus on tulla sellest oravrattast välja. Sa pead vahetama keskkonda kõigepealt. Keskkonda, kus sa oled. Sa ei tohi jääda koju, tööle. Sa pead vahetama keskkonda. Ja kui ma räägin keskkonna vahetusest, siis ma ei mõtle siin võtma nagu hotellipuhkuse kuskil Egiptuses. Sest seal on ka teised inimesed ja seal sul on ligipääs telefonile, arvutile ja muudele asjadele, mis tõmbavad su tähelepanu ära. Aga sinul on vaja see tähelepanu saada tagasi iseendale sellest välist maailmast. Sest sa oled kogu aeg elanud välja poole, mitte sisse poole. Ja siis on niimoodi, et sa ei lähe puhkusele, vaid ma soovitan näiteks täna tulid sellised asjad esile nagu näiteks vipassana või mingisugune rada, kus sa kõnnid üksinduses, näiteks Camino de Santiago, mis on 10-päevane. Vipassana on ka 10-päevane. Ma ei hakka eraldi seletama, mis asi on vipassana või Camino de Santiago. Kui teil on huvi, võtke eraldi ChatGPT või Google ja guugeldage, mis asjad need on. Kui teil on aga sügavam huvi selle vastu, mis asi see on ja et mina teile seletaksin, mis see on, palun kirjutage kommentaaridesse, siis ma näen, et see pakub teile huvi ja seletan eraldi, miks just sellised meetodid, mis need meetodid on, mis vipassana on, seletan just omast nägemusest ja kogemusest. Ja miks see on vajalik minna sellisesse kohta, kus sa saad üksinda olla iseendaga, ilma mingisuguste elektronseadmeteta, ilma häirivate teguriteta. See on vajalik selle jaoks, et ma saaksin kõik need mõtted, mis mul on, nagu läbi mõelda kõigepealt, peatada maksimaalselt, kui palju see on võimalik ja tulla iseenda juurde tagasi
ja selle all ma mõtlen seda, et läbi tunnetada, mida ma selles elus päriselt teha tahan. Mis mulle toob rõõmu, mis mulle toob kirge, sest see kirg on aastatega kadunud. See rõõm on aastatega kadunud ja see on see, mida on vaja hakata elus taastama, sest muidu ei ole elu rõõmu, ei ole elu energiat ja sinu auto lihtsalt sõidab hästi aeglaselt ja sellel ei ole lihtsalt kütus. Kirg ja elurõõm on sinu kütus. Kui seda ei ole, siis kurat, kuidas sa hakkad sõitma? Ma loodan, et te mõistate, mida ma räägin. Vot. Ja see oligi see meeldetõletus, et vahepeal, kui sa upud ära kuskile välismaailma, oma töösse, oma peresse ja sa ei suuda peatuda ja kirg ja elurõõm kaovad ära, sa oled ummikus, kõik laguneb, siis korraks tule välja sellest keskkonnast, sinna, kus sa saad päriselt üksi olla endaga, kus ei ole teisi inimesi, kus ei ole mingisuguseid digiseadmeid, mingi 10 päevaks. Ja siis lihtsalt ole fucking ise endaga. Et mõista, uuesti tulla iseendasse, mõista, mida ma tahan, kas see, mis ma teen sellisel kujul mulle meeldib või mingil teisel kujul või hoopis mingi teine äri, hoopis ma tahaksin teha midagi muud selles elus. Ja see on vajalik. Sest kui te seda ei tee, varem või hiljem, umbes 50. eluaastates, tulevad teil suured probleemid. Ja siin ma ei püüa teid hirmutada. Ma lihtsalt peegeldan teile seda reaalsust, mida ma olen näinud sadadel inimestel, kellel on juba hilja, kes on juba endale mingisugused suured haigused saanud, tulevad, et miks mul on see, mida sa püüab mulle näidata. Aga terve oma elu sa oled elanud automaatrežiimil ja teinud lihtsalt asju, läinud lihtsalt selle asemel, et tunnetada seda impulssi enda sees, enda südames. Et mida sinu süda ütleb sulle, mida sa päriselt teha tahaksid selles elus. Vot sellised sõnumid ja järeldused on tänasest sessioonist. Ja kes on ka ummikusse sattunud ja tahab vaadata, kuidas sellest välja tulla, tahab saada natukene rohkem selgust, siis ma kutsun teid oma sessioonidele, kust me vaatame lähemalt seda sasi pundart, mis toimub teie peas ja südames. Ja proovime leida mingisuguse ebastandardse lahenduse või mingi muu perspektiivi, mis avab sellele suuremat pilti. Vot, aitäh teile, et olete minuga, olge minuga edasi.